Väike lõõmab taevas, varju minna pole aega, aina annan gaasi, puhtaks pühin tuuleklaasi, mõni miil veel jäänud, tühi asi on see, juba tundub käänud, lõppemas on tee. Tükike päikese killus, mu meeles vaid on naabruhüllo, seal kohtan neid kaunemaid. Teegu näitab naabruhüllo, seal kus tükike päikese killus. Tere, vanakere! Nagu te juba videost nägite, et olen jõudnud Saaremaale. Kätte on jõudnud siis võistluspäeva hommik. Tegin kiire 20-minutilise jooksu kiirendustega, kokku oli neid siis 6 tükki, 15 sekundit olid pikad ja kokku 4,2 kilomeetrit. Siuke 3 nädalat peale täispikane enesetunne ei ole nagu parim, mida ma tahaks enne võistlusi, aga sellegipoolest ma lähen proovima, et saada teada, mis seis on. Et kaotada pole midagi ja vaatan, mis nagu võistlus ette toob, et rändkarikas on ikkagi ju mängus, et kõik, kes seal ees otsas on, tahaksid seda omale. Aga näeme juba võistluse ajal. Kahjuks raja ääres mul muid kaadreid ei ole kui ainult võistlustelt, et seal kui võistluspaika jõudsin, siis hakkas miskipärast väga kiire ja ei olnud nagu sellist momenti, kus võtaks telefoni välja ja natuke filmiks ennast ja räägiks täpsemalt, mis seal koha peal toimub, aga sellegi poolest kaamerameeskond on koha pealt videosi teinud, võtame need ette, vaatame üle ja siis annan väikese tagasiside, milline võistlus oli. Võistlusdistantsiks oli 5 kilomeetrit jooksu, 21 kilomeetrit ratast ja 2,5 kilomeetrit jooksu uuesti. Ja kõik toimus siis Kuressaare linnus ümbruses ja staadionil. Nii, paneme video käima ja tšekime ära, mis siin toimus. Et start käis ja massiga ikkagi staadioni pealt minema ja peal staadionist välja minekus oli üks siuke väga järsk kurv, kus oli eesmärk olla võimalikult ees, et massiga ei peaks seda kurvi võtma. Ja kohe alguses Jussi ja Armin läksid selles mõttes oma teed, et mul lihtsalt ei olnud siukest jooksukiirust jalgades, nagu oleks vajalik olnud. Ma seda nagu sain aru juba eelnevatel treeningutel, et 15, 50 või 16.00 mul jalas ei ole, aga sellegi poolest ma võtan nagu nii palju endast välja kui võimalik, et siis me jäimegi Karmeliga kahekesi ja mina ees, tema ees mul tuules, tiksus need 2 ringi ära. Et jah, ilm oli soe ja päikesepaisteline, et kombega oli väga okei võistelda, et külm ei hakanud. Ja 2 ringi tegime ära ajaks 16.39 ja peale seda siis ratta peale, et rattas tundsin ennast treeningutel hästi ja teadsin, milleks ma võimeline olen ja siis kuna Jussi ja Armin olid seal 50 sekundit eespool, siis mul oli vaja hakata aega tagasi sõitma, et esimesed 2 ringi tegin ära ja siis sain Armini kätte ning peale seda kuulsin vahet Jussiga, et temaga oli vahe üsna sarnane, et sõitsime enam-vähem ühte aega. Jõudu oli selles mõttes, aga peale esimest oli üks parem kurv. Esimesel ringil kohe kaotasin oma joogipudeli ära niimoodi, et põhimõtteliselt terve ratta ajama pidin olema ilma veeta. Ja siis tulin vahetusalasse ära, vahe Jussiga oli 43 sekundit
ja noh, taga oli selles mõttes juba turvaline seis, et sain oma jooksu teha ja lõpuni finišini ära tulla, et korra veel kilkasin üle õla, et kaugel Armin oli, et ta viimase kilomeetriga tuli üsna lähedale. Rattaaeg oli 31:26 ja teise jooksu aeg oli 8:44. Õhtul võtsin ühe burgeri, ühe pitsa ja siis vaatasime standarddistantsi Euroopa meistrivõistlusi, kus siis Hendri oli stardis. Et sisustasime oma õhtu väikese triatloni vaatamisega ja hiljem lõõgastava saunaga. Tom, kuhu me sõidame? Lähme vaatame mu krundi üle, vaatame, mis Nasval uut toimub, siis Astes ja Kaarma kiriku vaatame ka üle ja siis tuleb koju tagasi. Palju tiir on? 40,8 kilti. Ja mis kell on? Kell on 7:50. Edasised plaanid on mul lihtsad. Reedel sõidan uuesti Saaremaale. Pärnust võtan Timmo Jeretilt graveli ratta ja laupäeval lähen sõitma Tour of Vikingsit Saaremaal, kus siis ühe päeva jooksul tehakse tiir ümber Saaremaa, mis on siis jaotatud kolme erineva etapi vahel. Tekkis see mõte peale Saaremaa duatloni ja ma ei tea, me proovime ära, et selles mõttes võib päris huvitav tulla. Peale seda lähen nädalaks ajaks Türki ja siis 15–17 oktoobril teen Saaremaa 3 päeva jooksu, jälle Saaremaale minek. Ja juba 24 oktoober on siis siin kodukandis Kadrioru basseini triatlon, et sellega vist lõpetame oma 2021 aasta hooaja ning siis hakkame puhkama loodetavasti, aga eks paistab, et kui siin veel tuleb mõni huvitav võistlus, kus ma tahaks osaleda, siis ma arvan, et see on ainult läbirääkimiste küsimus treeneriga. Ja nagu ikka, kui teile meeldivad need videod, mida ma teen, et see kass väga ei taha sellest pida, et visake siis pöial on ja kui meeldi, visake dislike ja rahvakeeli, kui tahate, et teate teeni tuleks, mina oma video üles laadisin, siis vajutage seda subscribe'i nuppu ja hiljem kellukese nuppu ja ma ei tea, näeme järgmine kord. Tšau!